taga. See räpi värksin 10 aastat järjest olnud peldi. Ainult mis veel kõva on mu kuse kõva M-sin. Ehitasin linna sinna kus teil oli telgid. Ja jälle skeene perse keeran nokudega peilin. Mitu aastat jutti, polnud meie mussi raadios, sest ei tahtnud Nestori käest tutti. Räpi mida tahad, aga näinud ühte tussi, kes su šokolaadi paneb jõusussi. What's up? Täna me oleme Hasse Jimmy's on mitte üksi, vaid mul on kohal legendaarne Gosinak. Ja me teeme täna arm Beat Streets. Gosinaki soov oli niimoodi, et homme oleks valus, käsi sirgeks ei lähe. Siis näitame talle, kuidas tehakse trenni. Näidake mulle. HC Speak Alveriga, aga ennem me võtame sisse illegal stuffi. Ja illegal stuffile peale me võtame veel keratiini petaliniga, et anda eriti jalatakas sisse. Siit me võtame korrakus kuubi. Ja kes tahab, siis mine avata acpro.ee, acpro.fi, Kimi 10% alla. Me ei tea, mida ma võtan, ma tarbin ja suured mehed käsivad. Peab võtma. See on see, kui esimene on meil siis biceps hantiga, kangiga püsti seistes. Nii et tühjaga soojaks see läheb. Esimese teeme rahulikult, et saaks tööle ennast. Kordusi pane nii, kuidas tunneb 10, 15, mis iganes, et saad lihtsalt tööle ennast. Peamista liiva peida ennast ära, kohale jõuad siis tervita Hiina. Nii kaua kuni see veel on siit kaudu tulin, seal oli suvi, kõik rauas sumin. Aga kes tuli, ikka motherfucking la Tesla tuli. Tavai veel vinti peale klubid, lutika klubid ja tutikad huvid. Pask peab lõppema, need pole võnkeda, nagu mõtteid uputab suminga. Terrorism on vastu pannud, selle eest et keegi vastutanud. Pane tähele palun, manul pole siin ilmas üksi, kes raskust talun. Päikese kiired laevad akkusid ja seda kiirelt hetkel tundub, et te võtate retke siis kui istute. Varsti peale esimest arvist läheb soendust sellest ära ka. Siis on juba punnis piits. Ära keela, neela tablette, keera selg, sest põgeneda lihtsam. Kedagi ei koti, vale või õige, lill peab puhkema õide. Tõe eest võitleb seega, soovitan sulle hinge kahelda kõiges. Mitte sul ei ole pikk maa minna, vaid saladus on palju õige saal ja palju õige treeningpartner. Et kui sa ise jõua, ei saa, ei viitsi, sul peab olema alati keegi teine jobu, kes siis sunnib tegema. Tee, proovi. Keegi tähtsama vibe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, veel 3, 8, 9, üks veel. Tuleb 10. Räägi veits mussijuhti ka, mis mussimaastikul toimumus on head? Kes, kus, mida sina üksi teed, mida sul Hampkung, mis tee Hampkungiga ja nii edasi? Hampkungi tuleb uus muudka video. Hampkung Clickbait YouTube'i kanalis ja Hampkung teeb uut albumit 10 aastat hiljem. No, aga vähemalt teeb. Kes ei tea, siis Hampkung on Asma Grinks, mina seaduskuuletus, paralleelne MC ja DJ Sinveres. See on 15 aastat tagasi loodud bänd, mis on 10 aastat tagasi väga edukas. Kõik olime Eesti hip-hopi underground skeenes arvatavasti, et kõige kõvem bänd üldse. Nüüd peale pikka pausi oleme tagasi. Miks see paus tuli sisse? Ma arvan, kasvasime suuremaks, kasvasime lahku. Paljud hakkasid oma soolot. Mul tuli kõva soolo. Asma paneb lammutab hästi, jah? Minul tuli kõva soolokarjäär ja siis Grinksil tuli enda Grime'i soolokarjäär. Ja siis
siis kui nüüd 10 aastat täis sai meie sellest albumist, siis mõtlesime, et tuleme kokku, teeme 3 laivi lihtsalt. Kontserttuurid Tallinn, Pärnu, Tartu ja juubelikontsert. 10 aasta juubelikontsert ja siis mõtlesime, et kui kohe kokku tulime, tegime nii palju loove koos, et kokku teha loo ka ja siis tegime ühe loo ja siis mõtlesime, et teeme albumi. Õige. Teeme viimase seti, lisame juurde. Kosinakile paneme kümpa juurde, mulle paneme ka kümpa juurde, mulle 60 peale, talle peale 40. Pettuskene hoiab silmas Facebooki vestlustele Kessustele ukse taga, aga see pole vene Just ei java, siin on nõrkus Tahab mind tõmmata ämbliku võrku Selle tõttu iga õhtu Seega soovitan sulle julge kahelda kõiges Pettuskene hoiab silmas Facebooki vestlustele Kessustele ukse taga, aga see pole vene Just ei java väike cheating, aga see käib asja juurde. Tuleb 1 vastu samm taha poole. Aitab. Tuleb 3 üleval pigista kokku 4 5 pane vähem keha küppad, ma aitan 6 tuleb 7 tee tuleb 8 veel 9 üks veel tuleb 10 kaamera ette. Kes siis veel ei tea, aga tegelikult see on üks huvitav küsimus teile vaatajad, kirjutage alla kommentaari, kes teab isiklikult ja mis kaudu Kosinaki. Mina tegelikult tean ta isiklikult ja mul küsimus, kas me ise mäletab, mis ajast, kus kohas me tuttavaks saime ja kuidas me teineteist teame? See pidi olema Lasnamäel, ma ei arvan kus. Lasnamäe on õige. Aga ma rohkem ei mäleta, ma tean seda, et ma mõtlesin selle peale, kui ma siia tulin, ma tean, et tean sind juba väga ammust aega ja Lasnamäel. Aga neid täpselt sündmusi ma ei mäleta. Nii et sa võid siis rääkida. Me teame tegelikult temaga, kui ta tuli Tondiraba keskkooli Lasnamäele ja ta oli minust 1 klass allpool ja see oli see aeg, kus siis 2000 ja alla 90 lõpp 2000, kus siis see, et ei olnud meest või poissi või noorukit, kes ei teinud räppi sel ajal. Tema midagi viljeles, mina vaikselt viljelesin ja mäletan meie esimene niisugune põhikontakt see, et me pidime loo tegema, mingi proovi ja muide seal pidi olema ka Bad Art. Aga siis meil oli juba plaani paika pandud, kus, mida teeme, see oli kodus on ju, vana mõnus, vana mikrofoni niisugune ostetud kuskil keldripoest ja kõik see 10-20 krooni, mis ta maksis on ju. Ja pidime tegema loo, Artur pidi ka olema seal Bad Art, aga ma mäletan, mis seal juhtus, mingi kamm oli ja siis tuli see pikk paus sisse. No ja siis pärast oli see, et kes teab, mis Arturgi juhtus, kus Bad Art läks, on ju. Sina kadusid ära, noh ja siis ta nii läks ja mina jõudsin teise kohta trennid ja... Kõigepealt kadusin mina ära ja siis Bad Art peale mind ära. Et see oli seda pildi nagu läks vaata, nii et nüüd sa tead. No kurat, üldse ei meenu, aga möödal sa siis mingi 15-16 aastat ka on ju. Ja mis oli minu klassis oli üks tüdruk, kes teadis sind. Ingrid oli nimi. Ja siis kuule, ma tean, siuke vend kordi ja see tuli klassina ära, aga see on kaua Tondirab, see oli minu meelest mingi 2 aastat maks, mingi 1,5 mingi siuke teema. Lihtsalt minu meelest vahesid kooli või elukohta või ja noh. Ma ei pidanud Tondiraba keskkooli, ei pidanud vastuma. Ei no, polnud inimesed, kes Tondiraba keskkoolis ei oleks käinud ja sealt välja visatud nii, et... Sealt ma läksin edasi. No nii, soetusstress on maas. Piits juba peaaegu punnis. Teine on meil siis ka handlitega, biitsepsaga, siis pöördega biitsepsa, kuidas see õige öelda on. Ja siin hakkame minema korda mööda.
üks käsi ja teine käsi, see on nagu ma Arrapiga tegime Pizza Factory, siit niimoodi üks ja siis siit 2. Ja siin võiks nüüd võtta maksi, et nii palju või see esimene tuleb lihtsalt, see on kohe näha, et siin peaks kohe raskust juurde võtma, et tegelikult võiks teha mingi 6 korda võiks juurde teha, et siin paned ikka täiega. Siis mul on praegu 16, ma ei tea palju Kosinakil on. 26. Jah, kordused võib-olla. No nii. 1, 2 ja mida vähem sa suudad kehaga seda nii-öelda hoogu teha puhtalt pitseksiga. Tõsta lihtsalt käega, laps. Jep. Tuleb. Oh. Seda me siimegi, et need lõpukordasid hästi minimaalselt. Tee veel. Õigini. Mõlema üks veel. Jep. Aga. Ma olen niisugune raskusel näinud. Alvaril endal praegu 17. Tule aitäh. Koos läbi või? Väga teeme Scotti pingele hoopis sukast asja, mida ta pole kunagi pruuniga näinud, mida meeldikse masinad. Pitsasid ja võtasid kinni, käed lähevad seal vahele, niimoodi. Ja nüüd on see eelis, et kui sa teed, sa ei saa hakata kehaga valetama, sul on kõik siit kinni. Kehaga võib tulla ligemale veel, vaata rind ette. Ja nüüd annab minna. Esialgu teeb soojaks siuke mingi nii-öelda soojaks, pitsaps on külm. What? Bro, what are you talking about, man? 6 korda, 8 korda on okei. Et uue masinaga saaks soojaks vaata. Jah, küll. Kuidas sulle praegu, olles siis pitsaga nüüd 3. harjutuse juures, kuidas sulle HC Gym meeldib, kuidas sulle tundub see miljöö, mis see esimene reaktsioon või esimene emotsioon oli, kui saali sisse astusid? Siin on kõva testosterooni lõhn üleval. Ma ise käin MyFitnessis, seal on vähe rahulikum, rohkem kalamaja vaibi. Ja biitsepsiga on mul läbi selleks korraks kõik juba, et ma teen selle praegu pool surma pealt ära. Ja ma peaksin homme minema rinda tegema, kuna ma hakkame kohe triitsega tegema, siis ma arvan, et homme mul rinnapäeva ära, et teen kardiot või midagi. 24 tunni taastub ära. Jah, taastub ära. Läheb. Joo. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tuleb. 8. Tõpp. Mul on sinu kaal peal. See peab olema minu kaal peal. Tuleb, hop, esimene ülesse, hops. Tuleb. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Väga hea. Viimane laksis. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9, üks veel, 10. nii, laome siis 10 peale, kokku meil on 40. Nüüd hakkab triitseps, teeme siis kangiga kitsalt surumist. Ja mis seal ikka, kosinaga hakkab minema. Mine niimoodi tahapoole, et sul baarbell on silmadega enam-vähem paralleelselt. Vastu keha lase ja lase kuskil, vaat siia kohta, vaat nii, jätta see vahe sisse, siis sa töötad. 3. Jep. Jep. Ja üks asi veel, nii vaata, et kui sina, kus ära võtad, siis ei lähe koha alla, nii nagu sa tegid. Ja võtsid ära siuksed koha alla, võtta ära, oota mingi sekundi, siis pani vaim paika, et läheb põmmu uuesti. Jah, räägi. Siin mingit taastumisaega sulle Alvar ei anna, kogu aeg tempo. Kodus puhkad? Kui sa tulid see puhkama, siis unusta ära, et puhata võid kodus. Puss üleval kogu aeg, muidu kogu salas ongi puss üle. Kui sa teed siin ühe soorituse ja puhkad 10-5 minutit, siis pole manti. Ära surud nagu ikka tavaliselt. Jep. Lasi siia. 2, 3, 4. Lasi natuke vähem alla. Jep, ülesse. Niimoodi. Jep, hops, teine asi. Üles. Üles. Vähem alla. Üles. Üks veel. Üles. Natuke vähem alla poole. Kui vähem alla, kui rindu või vähem? Jaa, siis mida rohkem saad alla, siis sa võtad koormuse triitsept ära, aktiveeru rind. Lased rohkem ülesse poole, siis on kogu aeg triitseps on pinges tööl. Baby. Niimoodi, hap. Nii, teine harjutus tritsel on siis vana hea istudes, siis tritsemasin või tipimasin, kuidas keegi armastab kutsuda. Mina teen seda pidi. Kui sa teed, siis ei hakka siit tagant suruma. Sa lähed võimalikult niimoodi siia ette, et sa võtad kogu töö rinnalt ja õlalt ära ja surud ainult käega. Mida rohkem püstad, sa rohkem hakkad ka rinda kasutama. Õla ei sea saima. Võtad siia niimoodi, võtad käed siia pähe ja siis niimoodi. Jep. Kas alla välja? Töötab. Easy work. Mis maha võtta, mis asja? See on armu. Läheb. Peab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, veel. 1, 2, 3, 4, üks veel. 5, väga hea. Nagu on see lightweight, baby. Nii workout hakkas on liiga toonadest. Siin on 20, 40, 60, 80, 100, 120 kilo. 2 ja
oh jah. Jep. Kas papa Karla proovib ka või? Proovid liigutada või? Triitses masinal. Neli, 5, 6, 7. Jep, aitab. Aitab. Ja kaks veel. Kõik. Kuule, aga palju sa üldse praegu trenne oled teinud või mis trenne sa teed peale džimmi jõuksi? Aeg-ajalt teen boksi, võtsin endale jiu-jitsu juurde, aga ma olen sinna jõudnud ainult ühe korra. Alustus seegi, uue aasta lubadus. Jah, aga ma olen siukest tüüpi inimene, et ma olen alati trennipoiss terve elu. Ma olen mänginud tennist, jalgpalli, korvpalli. Aga mul on nii, et mul on siukest eluperioodid, kus ma teen nagu kõvasti trenni ja siis mul on periood, kus ma jälle mitte midagi ei tee. Ma üritan nüüd seda murda, sest vanus on nüüd selline, et hakkab 40-le lähenema. See on siuke viimane vanus, kus on hästi oluline tegelikult olla füüsiliselt pidevalt aktiivne. Et ma ei taha, et minu lapsed ja lapselapsed peaksid minu aasta hakkama hoolitsema sellel ajal. Mida seda tegema ei peaks, ma pean enda eest võimalikult kaua ise hoolt kandma. Seega nüüd ma olen viimased 1,5 aastat, olen teinud konstantselt igapäevaselt jõusaali ja kavatsen sellega jätkata ja mis puudutab nagu inimesi vanemas eas trenni tegemist, siis ma arvan, vanemas eas kõige olulisem on just teha jõutrenni, see pidi olema kõige kasulikum trenn, mis hoiab siis vananemist või pidurdab vananemist kõige rohkem ja pluss hoiab igast insuliini need näitajad paigas ja nii edasi. Et kõik muud trennid on, aeroobsed trennid on toredad, aga üldiselt jõu- ja lihastrenn pidi olema kõige parem meie eas inimestele, ehk siis me ei ole veel vanad, aga me ei ole enam kaugel ka sellest, nüüd praegu on see viimane aeg, kus peab endast hakkama. Ja seoses sellega teeme siis viimase triitsa, mis on plokid alla surumine. Siit, käed keha ligi, käed 90 kraadi, proovime vältida sellist asja ülevalt, on ju. Ja anname siit minna hops. Teeme selle hobuse raua ilusaks. Kus ma panin triitsa asustaja. Davai, 60. Parem hiljem. Tuleb. 1, 2, 3, 4, 5. Tuleb. 6 lahti lase, minu käis on vahel. 7, 8, 9, 10. Tee veel. 1, 2, 2 veel. 3, 4, 1 veel, 15 ilus number. Jep. Ja tehtud. Valmis. Ja nii, siis läbi see biceps, triceps, mõrb. Võta kokku, mul on midagi, ma mõtlen nii palju, et trenn oli hea, pump oli hea, käsi
ilus, siin me saime ka käe moodi välja, nii et sõna külalisele. Ma ütlen, et minu jaoks kui MyFitnessi poisile oli see tänane trenn lõpuboss. Järgmisest nädalast ma hakkan tegema Alvari poolt tehtud kava. Juba kujutan ette, mis mind ees ootab. Täna ma sain selle maitse suund, mis mind ees ootab. Kõigil, kellel on vaja trennikava, soovitan tema poole pöörduda. Mul abikaasa teeb ta trennikava. Väga killer, efektiivne ja igal juhul soovin edu ja aitäh mind kutsumast. Jep.